kõigile, mina olen Maria. Hei, siin on Viki. tere, meie nimi on Sydney. Ja meie oleme Jõudšikid! Ma tean, me ei ole väga ammu teie ees olnud, aga täna me oleme jälle H&M showroomis, kus me oleme tegelikult korra juba varem käinud. Kui te ei ole meie eelmist videot näinud, mingi vaadake, link peos. Aga Maria siin hakkab lõpetama 9. klassi. Kes põhikooli! Aga ei ole veel lõpetanud. Me otsustasime, et Sydneyga me hakkame täna talle otsima lõpukleiti. Mõlemad valime välja 3 outfiti, me teeme seda aja peale. Ja ma enne annan teile väikse ülevaate, mida ma nagu lõpukleidis otsin või siuksed, mis mu ideed on. Ja siis te valite 3 tükki varianti välja. Siis pärast annab teada, mis ta neist arvab. Ja terve outfiti, mitte ainult kleidi. Ei, see ei pea kleit olema. Ma võin räägin sellest kohe, kui me hakkame rääkima. Nii, põhimõtteliselt ma eelistaksin lõpetamiseks siiski kleiti. Pikkuse koha pealt mul nagu sobivad kõik pikkused, aga ma eelistaksin lühemat. Värvid, siuksed pastellised värvidega, peas, et ei oleks väga pruudilik. Aga kas oled nagu avatud ka muudele teistele võimalustele kui kleit? No jaa, põhimõtteliselt, kui see mulle sobib, aga nagu ma eelistaksin. Kas sa tahad nagu ühevärvilist või nagu mustrit? Ma pigem eelistaksin ühevärvilist, aga kui on ka mingid muud mustrid, siis ma olen kõigele avatud. Ja nüüd on aeg meil Sydneyga asuda teekonnale otsima Mariale seda õiget lõpukleiti. Meil on 10 minutit ja aeg läks käima nüüd! On aeg pandust neid koha võtta! Ma lihtsalt vaatan, mis siin on, kui ma õigesti mäletan, ta tahtis hästi palju värve ja palju lilli nendega. Meil on nutta või? Ühesõnaga, Sydney ja Viki on nüüd hakanud mul outfit'e valima. Ma mõtlesin, ma veidike kommenteerin ja arvan, mis minu nagu ootused on või mis ma arvan, kumma valib. No ühesõnaga, mul on tunne, et Victorial on 100% full vision, nagu ta teab täpselt arvatavasti, mida ta otsib. Ja isegi kui ta veel kindlalt ei tea, siis tema outfit tuleb arvatavasti väga terviklik. Ja mul on tunne, et ta teeb raudselt midagi nagu fancy, nagu mingid kõrvarõngad ja nagu Victoria mõtleb seda detailideni läbi. Sydney puhul mul on nagu väike ainus, et Sydney võib äkki mu stiili paremini tabada. Mul on tunne, et äkki ta midagi sükest cute asja tabab paremini. Aga Sydney on 100% see, kes teeb ühe outfiti, Sydney, mis asi see on? See on kleit. Kuna sa niimoodi ütlesid, siis ma võtan selle. Sydney, räägi, kuidas sul läheb? Läheb hästi, ma olen leidnud kõik juba ja vaata. Ma tean, et need on kõik väga sinulikud riided. Beige kleit on mu isiklik lemmik. Minuga. Siin on kõik väga suvised, mustrilised, aga no eks vaatame, mis need leiavad. Lähme Victoria juurde ka. Kas saad rääkida, kuidas su selline on olnud? Ma nagu mingi asja leidsin, mis on mikrisse rääkima. mis on nagu väga cute, aga lihtsalt see on see, et ma ei tea, kas need nagu lõpetamiseks ei ole kõik asjad nagu sobivad. Okei, kas see on mõne outfit leitud, mis pole selline kleit? Või kas on mul hetkel ei ole plaanis. Väga hea! Nagu ma mõtleks midagi alla, kas siin pole midagi alla panna. See oli nagu see näeb väga tuus välja. Kas see on pastelline? Ma ei kannaks seda. Ma tean, mida on suht cute. Mis vist ei lähe? Jäägu valmis. Võtta mu mina. Paru pane. See oleks ikooniline lõpulukk. Mul on 3 kiis. Mis sa siin on lõpetanud? Ei ole. Ma nagu suht ära valmis. Ma loodan, et te saite suurepäraselt hakkama, kas te tahate paar sõnaga kommenteerida, kuidas läks? Väga hästi. Päriselt. Ma olen teadselt nii excited neid outfit'e. Ma valisin siis selle kleidi, kuna su visioon oli lühike, pastelline, ühevärviline. Ja siis aksessuaarid ma lihtsalt vaatasin, mis enam-vähem läheb, kuna ma tundus, et kui ma kontsap panen, see läheb liiga viisakaks, nagu mingi kokteili kleit nagu läheb paari. Seega mõtlesin see on nii palju viisakam. Mis nagu dress-downiks seda riietust natuke, siis valged valged platud ja valged siuksed kõrvarõngad. Ja kuna sa oled nii pikk, siis see kleit on natuke lühike sinu jaoks. Lühikese all ma päris nii lühikest ei mõelnud, aga ma saan aru, et sa nagu suurust valida ei saanud ning et see kleit muidu, kui sa oleks õiges suuruses, siis nagu perfektne. Mul meeldib selle kleidi värv, ainult no, selles mõttes, et natuke on lühike. Ma olen nagu tunnen ennast natuke paljastatuna, aga nagu see selg paljas on, see mulle nagu meeldib. Või noh, ma ei tea, minu meelest see on nagu hea touch. Plätud pole minu thing at all. Ma nagu rääder oleks ükskõik mis avaludega välja arvatud plätudega. Aga samas... Need on natuke sandaali laadselt ka. Need on plätud, sest mu varbad on paljad. Plusspunktid sellest, et plätud ja kõrvarõngad matšivad. See nagu... See, kuidas need 2 sobivad kokku, see mulle väga meeldib.
mina kommenteerin, ma lihtsalt räägin, mis see on. Nagu te näete, siis Maria soovis, et tema outfitiks oleks pastellne värv ja nagu te näete, siis terve see kleit on pastellne lilla ning kindlasti ei ole tegemist ka natuke liiga lühikese kleidiga nagu mõne. Seda probleemi veel pole. Kas te nägite Coachella outfit'e? Need prillid on hetkel väga moes, fannybackid on kõigil ja ma lihtsalt tahtsin tuua natuke modernsust ja muutust igapäevasesse igavasse lõpetus outfit'ile, seega padamtš. Pikkuselt ma arvan, et see kleit sobib väga hästi. Prillid, love them. Ma reaalselt on niisugused prillid, et nii kaua tahtnud küll neid nagu ümmargusi, nagu cloud glasses, aga noh, need sobivad, close enough. See väga meeldib, väga nagu trendi, see töötab nagu vööna selle kleidi puhul, sest ilma selleta on see kleit nagu niisugune otse lihtsalt lai. Väga huvitav valik selle poolt. Ütleme nii, et stilist teab, mida ta teeb. Ilmselgelt. Järgmise outfitiga läksin ma sellist koolilike vaibide peale. Hõbedased ketsid, mis ka ei tee seda nagu üliviisakaks, vaid ongi rohkem nagu koolilik ja minu arust see nagu näeb väga cool välja. Otseselt sellega kooli lõpetamisele ei läheks, ma tean, aga lihtsalt see läks su visiooniga kokku, pastellised toonid, lühike, taaskord väga lühike. Aga ei, kui me visionist räägime, siis ses mõttes toonid mulle väga meeldivad, mulle nagu muidu see sellik räigelt meeldib. Jalanud on ka mega äged, ma peaks ainult leidma teised sokid, mitte need valged siia. Ja kõrvarõngad ma nagu veits kahtlen, kas need sobivad. Muidu ei, see outfit väga lahe, noh, see rikub ikkus välja arvata. Ma ütlen siia vahele midagi, et missioon oli lõpetamiseks outfit teha. Oodakite minu omasid, näete. Nii. See outfit on siis selline, mis sobitub väga hästi Eesti kliimaga. Põhimõtteliselt, mis ma selle all mõtlesin, on, et meil on kleit, aga sa kunagi ei tea, millal Eestis lund sadama hakkab. Kusjuures, kui te arvate, et lihtsalt sellest on vähe, we are prepared. Samas sa ka kunagi ei tea, millal on Eestis hästi soe. Panem need papud, neid vist ei näidata. Aksessuaarina on meil siis kasutusel selline must, väga stiilne veepudel, et Maria päeva jooksul püsiks hüdreeritud. Okei, no ma ütleksin nii palju, et kui ma vaatan seda kleiti, no siis see kleit on päris lahe. Ma ei läheks sellega lõpetamisele, see ilmselgelt pole nagu päris etikett. Ma oleks pidanud lisama kõige algse etiketi juurde, et ma vihkan kõik jalanõud, kus mu varbaid näha on. Aga nagu esimesed outfitit oli juba nii paljastavad, et ma isegi ei tunne enam nagu halvasti ennast nende varvaste näitamise, mis sokib. Ma kindla peale paistaksin teiste lõpetajate seast välja sellega ja mina kindlasti kannaksin seda koos kaputsiga. Ma isegi selle ma isegi võib-olla selle barreti võtaks ära ja siis poseeriks nagu mingi. Ja ütleme nii, et sa ei ole stilist. Ühesõnaga, ma olen väga positiivselt üllatunud. Ja mina ka. Läheb väga hea välja. Kumba pidi ma pigem seekord me läksime köögitädi vaibi peale. Söögitädi. Ja, aga minu meelest see pole üldse nii söögitädi, kui ma nagu... Ei, nagu ma ei plaaninud seda. Minu meelest on väga siuke šikk linnaveib. Väike üleõlakott, kuldse tehted, siuke väike klämm, midagi, mis säraks, torkaks silma ja päikseprillid, sest et seda teeb alati inimese fansimaks. Mulle väga meeldib see kleit. Ma ei läheks küll sellega oma enda lõpetamisele ja ma võtan seda sellepärast nagu, kuna me siiski valime lõpetamiseks outfiti, siis ma ei tea, kui hästi see nagu minu lõpetamisega läheks. Ma läheks sellega kuhugi nagu photoshootile. Mulle väga meeldib, kuidas need värvilised matchivad ja nagu kõik nagu see detail mulle meeldib. Mul meeldivad väga need kõrvarõngad. Nagu mul on tunne, et mingi outfitiga ma isegi kannaksin oma enda lõpetamisel siuksed. Ma võtan seda kui võitu. Ma pole sinna outfiti näinud. Maria ütles siis alguses, et tema soovib oma outfiti hästi palju mustreid ja no I delivered. Okei, no on sul veel kingate kohta midagi öelda? Need lähevad selle kleidiga kokku. Ja no ütleme, et tegemist on hästi lihtsa sellise outfitiga. Lihtsa koelisega. Ja, et noh, keegi ei märka sind väga seal massi sees, et teised olid paremad, aga... No okei, no mina ütleks nii, et see kleit, ma pole väga fänn sellel värvi kombinatsioonil, mis siin toimub. Sina oled. Et noh, see pikkus, ma ise lõpetamisele ei läheks sellega. However, vaadatakse neid kingi ja seda sobivust selle kleidiga, jah. No eelnevalt ma teenid, kellega ma töötanud olen, neid on ilmselgelt palju, need ei vingu nii palju. Okei, minu paha lihtsalt, minu paha. Täpselt sellega ma lõpetangi. Aitäh! Ma arvan, et kokkuvõttaksin öelda, et te mõlemad saite oma ülesandega väga hästi hakkama. Ja ma hindasin siis niimoodi, et ma valisin mõlemast välja outfiti, mis mulle kõige rohkem meeldis ja seal ma ei võtnud nii väga arvesse seda nagu lõpetamise kriteeriumit. Ning et lühidalt ma siis announce'in winnerid. Esimene on Victoria lemmik outfit. See on see sinine rannakaskleit. Ja ma arvan, et see oli väga ilus kleit ja ma 110% reaalselt kannaksin seda ja nagu tihti. Sini. Üks sekund. Tuli lahti. Nii.
minu outfit'e vaatasin, siis mul polnud väga raske lemmikut valida, sellepärast et üks outfit ületas kõik teised. Võtsid kohe ma selle karakterina. Et kõige lemmikum oli see beige kleit koos selle kasukaga. No ütleme nii, et kui sul raske valida ei olnud, siis ma tegin oma tööd halvasti. Ei nagu, kõik su outfit olid suurepärased, aga kui ma peaksin andma eripreemia, siis ma annaksin selle sulle originaalsuse eest, sest see oli midagi väga teissugust. Mul meeldis, kuidas sa ära põhjendasid selle, et see on nagu Eesti kliimavärk, särki on. Ta hakkas kõige rohkem silma. Ja see must barett ja kõik see, mis seal juures oli minu mõnest väga-väga lahe outfit. Ning et suurepärased, said oma ülesandega hakkama. Ja nüüd teie kahe peale kõige paremini õnnestunud outfit ja kleit, millega ma reaalselt arvavasti lõpetaksin, on Victoria see roosa kleit. Tänan. Kohe, kui ma siia sisse tulin ja seda kleiti nägin, mulle väga meeldis see ja see on mainly selle värvi pärast. Ja mul meeldib, et ta on nagu lühike, siuke cute, ilmselt, et see peaks minu suuruses olema, mitte nagu nii lühike, kui me proovisime. Siin jalas olid küll pläntud, need ma vahetaks välja, aga kui me vaatame kleiti, siis mul see kleit meeldis kõige rohkem. Hästi tehtud, Victoria. Ja hästi tehtud Sini. Sul eripreemiat, sa oled väga professionaalne disainer. Ma väga hindan seda. Stilist, minu paha. Suur tänu H&M-ile, kes lubas meil siin showroomis olla ja kõik need tooted, mida te videos nägite, et Maria selga proovis, on müügil ka nende kauplustes ning veebipoes, seega kindlasti tšekkake sinna, link on all ja näeme juba järgmisel esmaspäeval.